Tohutu elatustaseme vahe paratamatult orienteerib osa inimese äraminekule ja see on mõneti paratamatu, mõneti isegi jätkuv protsess, aga seda saab natukene leevendada. Töökohad, inimesed liiguvad sinna, kus on töökohad ja kus on õppekohad. Ehk siis haridussüsteem ja töökohad, ettevõtlus on tegelikult see küsimus, mida iga konkreetne piirkond, olgu ta Valga maakond, tervikuna Valga linn, üksikult võttes või mõni vald, siin peab ikkagi sellega tegelema. Riik peaks siiski käsitlema Eestit kui terviklikku ja tasakaalustatud arenguobjekti, mitte kui sellist looduslikku, loomulikku valiku põhimõttel toimivat objekti, mis täna tegelikult on nii, et nii käsitletakse riigi tasandil ja tulemuseks on tegelikult see, et Eesti rebeneb. Ta rebeneb sisuliselt kahe suure keskuse vahel. No, eelkõige tahab ettevõtja seda, et need inimesed, kes meie juures töötavad, oleksid väljaspool tööd rahul ja õnnelikud. Ehk siis nende lastel oleks kool, kus käia, lasteajad, kus käia, et nad saaks teha sporti ja nad tunneks tähendab rahu ja põhimõtteliselt õnne väljaspool tööd. Et ettevõtted, kes kahavad ikkagi või kaaluvad äri tegemist nii Eestis kui Lätis ja miks mitte ka Venemaal, on siia tähendab, ma arvan, suhteliselt loogiline valida see asukoht. Valga on selles suhtes kummaline linn, kus on Eestis kõige suurem tööpuudus ja samas on väga raske leida töötajaid. Ehk siis põhimõtteliselt ikkagi konkreetselt kokku viia tähendab inimesed ja töö. Omavalitsused on teinud endamisi oma meeskondadega suure töö ära ja peaaegu maksimumi lähedal, kuid pigem jääb puudu sellisest riiklikust sekkumisest, riiklikust regionaalpoliitikast piirkondadesse, on see vallad või linnad või maakond tervikuna. Ja see täna süsteemne kaasaaitamine jääb riigi tasandil puudu. Kõigepealt on vaja Valgat ja Valgat näidata täiesti ühe linnana. Et see võib küll tunduda Eesti ja Läti kontekstis natuke selline riigi territoriaalse terviklikus rikkumine, aga meie jaoks on sotsiaalmajanduslikult väga oluline näidata Valgat ja Valkat ühise nii investeerimis- kui ka elukeskkonnana. Meil on lasteaiakohad olemas, meil on koolivõrk väga kõva, meil on üks Eesti modernsemaid kutseõppeasutusi, meil on rahvusvahelised spordiklubid, kultuuriühendused, kõik toimib üle piiriliselt. Ja nüüd on lihtsalt vaja kõik see teadmine ka maailma ette viia.